ma lähen hästi ikkagi baastasemele, hästi lihtsatesse asjadesse ja kasvatan sealt siis midagi suurt ja ilusat, mis tegelikult on kogu aeg olemas ja mis on enda jaoks vajalik. Ise see nii-öelda see pojeng täiega lahti lükata, mitte seal nupus olla ja kuidagi ennast kuskil ära peita. Et see on hästi oluline. See ei ole see, et me ronime lavale, et jubedalt tahaks esineda ja vaata nii totakas mõte ja selline nagu kuidagi aura käib selle esinemise ümber, et mis sa esined ja siukseid nõmedaid nalju tehtud. Aga ma mõtlesin meil viimasel nädalal siin uue slogani, et ära esine, ole sina ise. Et nii ongi, et see on see iseendaks saamise protsess tegelikult ja see toob selle hästi tugevalt välja. Et sa julged välja astuda, su hääl kõlab mikrofonis, su keha tuleb kaasa sinuga. Et see laias laastus muutud mõjusamaks. Teie igapäevane elu on teie püha koda ja teie usk. Mil iganes te sinna sisenete, võtke endaga kaasa oma kõik. Sa lähed nagu näiteks päriselt peegli ette, vaatad endale sügavalt silma ja küsid, et mis värk praegu on, mis toimub. Mis praegu toimub või kuidas ma päriselt tunnen või mis siin on nagu. Ja hästi, mõnes mõttes nagu hästi sarnaselt mõtled, näed, taju tunned, et maailma nagu mina, et ma näen sama ehedust sarnaselt ja samas, kui ma viin tagasi meid meie selle küsimuse juurde, siis mulle tundubki, et see, mis praegu on, see julgus küsida seda, mis praegu on, see avab meid aina rohkem. Et see usalduse kood just nagu, et ma saan usaldada elu, ma saan usaldada kõike, mis ruumis toimub. Ja ma saan aru, et see on olnud tegelikult minu mantra mingi 3 aastat, täna ja tagantjärgi vaadates, et see on olnud minu mantra mingi 3 aastat, et ma lihtsalt usaldan, et kõik see, mis ruumis toimub, kuidas, mis järjekorras, see kõik on jumalik, see on vajalik, see on lihtsalt kannab ja ma näen, kui paljud inimesed, kes minuga ruumis on, nad kogevad minuga koos olles, nad julgevad kogeda just ka seda kaost või teadmatust või mingid nagu, näiteks täna, et me ei lepi sinuga mingit skripti ette, sa tuled, istud siia ja sa ei tea isegi hommikul, me ei tea, mis järjega kuhu, mis beebid on kuskil, kes tahavad viibelda ja kõik asjad juhtuvad, on ju, et sügaval kehas elab hing. Keegi pole teda veel kunagi näinud, aga kõik teavad, et ta on olemas. Ja ei teata mitte ainult seda, et ta on olemas, vaid teatakse sedagi, mis on tema sees. Hinge sees seisab ühel jalal lind. Lind, kelle nimi on hingelind. Ja ta tunneb kõike seda, mida meiegi tunneme. Kristina, tere. Kuidas sa ennast hetkel tunned?
ühtepidi hästi hellalt, aga teistpidi kuidagi hästi turvaliselt. Jaa. Ehedusest podcasti 4. saade on alanud justkui sellise õrna muusikalise puudutusega. Kuidas see sulle mõjus? Mis see sinus praegu kuidagi äratas? Mulle tundub, et ta võib-olla võttiski sellise, mis saaks öelda nagu raami, aga mingisuguse vormi nagu ära. Et kui meil kõigil on tegelikult mingi vorm ja eriti tihti elavad inimesed ju nii paljudes rollides ja mina ju ka, eks, et neid rolle on erinevaid, et siis muusika imevõime selles mõttes, et ma tean ja olen seda kogenud ja olen ka veidi õppinud, on ju see, et ta läheb lihtsalt kõikidest kihtidest läbi ja siis kaobki see mingisugune piir ja serv ja äär ära, et hästi lahustav ja selline samal ajal nagu nii toetav ja mõnus on see, mida me just kuulsime. Ja ma märkasin, kui me ehedusest saatega või nende teemade või postitustega tulime välja. Ja siis ma märkasin, et sa märkad seda, et me tulime millegagi välja ja tegelikult sa suhteliselt kohe andsid ka märku enda valmisolekust kuidagi ka tulla nähtavale. Ja siis ühe postituse peale ka mäletan, sinise südame panin ühe postitusele. Ja siis mul oli see tunne, et nüüd sa siis võiksid tulla vestlema. Ja me ei ole väga palju rääkinud sellest formaadist, aga küllap sa natukene juba seda taustamöllu ka jälginud, et see saade läheb justkui käima sellest, et sina küsid oma küsimuse, mis paneb selle saate käima. See on see, millest mina saan elatuda ja siis me saame koos seda uurida. Et kui ega ma ei küsinud ennem, et kas sul on see küsimus olemas, sest et tegelikult meil on alati küsimusi ja ka töötades inimestega alati küsimusest minu jaoks läheb käima. Et kui inimene julgeb endalt küsida selle küsimuse, et siis saab tulla ka vastus. Ta ütleb sellega ka jah, et ma olen valmis seda vastust kuulama. Et mis on see sinu jaoks täna see küsimus, mida sina tahad siin uurida koos minuga, siin ruumis kuulajatega, nende saate kuulajatega, kes teab võib-olla aasta hiljem alles jõuavad selle küsimuseni ja vastuseni endas. Kui sa selle justkui ülesande või nagu tegelikult infokillu andsid, et võiks olla mingi küsimus, millega siia tulla, et siis no ei olnud midagi, on ju. Tühi maa ja see sinu juhis oli väga hea, et tuled kohale ja siis tunnetad ja vaatad ja ega me siis all natuke aega siin ette valmistasime, soendasime, siis ma jälle kuidagi jõudsin selle teemani, et oota, mingi küsimus pidi ka ju olema. Ja kui ma väga täpselt ju tavaliselt ju lähen kuskile jagama või esinema või koolitama, mida iganes, siis on see fookus ja see väga selge liin, eks, mida tuleb hoida ja kuhu sa tegelikult tead, et sa maandad oma nii-öelda lennuki, mis sa siis seal alguses õhku tõstad. Siis siin tundub, et siin ei ole nagu mingit fookust ja suunda ja neid lennuradasid on nagu nii mustmiljon, et kus see lõpuks maandub, seda ei tea ja seda küsimust mul justkui nagu ei ole, aga samal ajal nagu on ka, et see ainus küsimus, mis mu pähe tuli enne alla istudes oli see, et mis hetkel toimub. Mis hetkel toimub? Jah. Väga hea küsimus. Sest seda saab avada mitmest küljest. Et kas minna seda rada, et me lihtsalt oleme selles hetkes koos ja jälgime seda, mis toimub. Või me räägime sellest, mida saaks leida sellest, mis hetkel toimub, kui me julgeme igas hetkes jälgida seda, mis praegu toimub, on ju. Et mis sinu esimene niisugune oli? Tahaks minna seda rada või sa tahad hoopis endas toimuvat koos minuga jälgida? Jah, mulle tundub see endas toimub või see, mis minu ümber praegu toimub või et mis toimuma saab, et kuidagi
miski nagu pani mind seda küsimust küsima. Et muidugi võib see olla ka see analüütiline meel, mis tihtipeale tahab teada juba ette, et noh, et mis siis nüüd saama hakkab ja mis see järgmine samm on ja mis siis juhtub, kui ma nüüd nii teen, on ju. Aga teistpidi tegelikult, et see hästi selline sügav tunne või teadlikkus, mis toetab, oleks ju see, mis tuleks nagu enda seest või enda ümbert siis hoopis teisel kujul kui see, mis meie pea teeb ja mis vastuseid annab. Jaa. Seda on hästi põnev kogeda just minul ka, et kui ma ju valmistan ette, kui ma täna story tellingus jagasin selle salvestuspäeva hommikul, et ma pean olema kogemises umbes mingi mõned nädalad, see kõik loob minu sees justkui ja ta hommikul võtsin ühendust selle tänase päevaga ja siis tühjus ja mõnes mõttes, kui sa selle küsimuse siia niimoodi panid praegu, et siis ma saan aru, miks see tühjus oli, sest et selleks, et näha seda või julgeda kogeda seda, mis toimub, selleks tulebki ainult nagu hetkel seda küsida, siis ma küsingi sinu käest, mis sinul hetkel toimub. Võid minna kõigepealt aistingute teed. Et mis aistinguid sa enda kehas märkad? Hetkel on hästi kerge olla. Kuidagi, kui see tooli istusin, siis oli see tunne natuke teistmoodi kui see, mis siin praegu valitseb. Ja meeles on ka hästi selline rahulik, et just kui ma oleks kõigeks valmis ja samal ajal jälle, eks, et nagu mitte millekski, mitte millekski valmis, sellepärast, et kuidagi selline lihtsalt mingi nulltasand on. Kui palju seda sama on ka sinu nagu praeguses elus või kuivõrd peegeldab see sinu elu? Ma arvan, et peegeldab tegelikult päris hästi. Et ma olen päris mitmeid muutuseid siin teinud ja kuidagi liikunud ja asjad on muutunud ise kuidagi minule soodsaks ja mõnusaks ja siis samal ajal jõuan ma kohati sellesse punkti, et noh, kas ikka on nii või kuidagi selline kannatamatus tekib, et noh, et läheks juba kiiremini mingid asjad siis üle või suuremaks või ägedamaks või kuidagi mõnusamaks, et sellist kärsitust ja kannatamatust tekitab siis mingi olukord, mis tegelikult on juba hakanud liikuma. Aga samal ajal ma tean, et ju keha ja närvisüsteem ja kõik peab tegelikult järgi jõudma igasugustele elulistele muutustele, ka ettevõtlusega seotud muutustele ja kuidagi selle enda meelega seotud muutustele samamoodi. Et ühtepidi ma nagu usaldan seda, mis toimub, teistpidi ma nagu ei usalda, et mu keha tegelikult teab, millises tempos on talle ikkagi nagu kõige otstarbekam edasi liikuda. Et kas ma olen siis nagu selle kärsitusega nagu võtan selle vaba voolu ära ja kuidagi tahaks nagu hullult seda gaasipedaali tallata, aga samal ajal nagu kui teine jalg hoiab nagu mõnusalt rahulikult pidurit, sellepärast et kuidagi kõik voolaks loomulikult, siis näed, see on suur vahe, kas sa oled rahulik jõgi või täielik mingi kärestik, mis nagu kõigest läbi läheb ja võib-olla lõhub ka. Jah, et selline, ma arvan, et see on võib-olla see kärsitus või selline tunne, et kuidagi millal see tuleb ja nagu, et mis see üldse on, mis tuleb ja midagi selline, et no mis toimub? Mis toimub ja hästi kõnetab mind ennast ka, et ja hästi näen ka enda klientide puhul üsna sageli, et sellel hetkel, kui me jõuame nagu sellesse punkti, et me saame aru, et me oleme endaga teinud tööd ja me oleme panustanud ka füüsilise maailma tegevustes, siis meil tuleb nagu järgmine tasand, et me tahame näha siis tulemused nagu näidata nagu mingid tõendidki, et ma olen õigel teel, ma teen õigeid asju, et ma teen õigel ajal. Et nagu näidake mulle palun neid tõendeid juba praegu, meie meel, meie analüütiline osa, meie loogiline osa tahab seda nii väga saada. Sest tema tahaks ju minna nagu ikkagi lineaarselt toimuda. Ja tunne on, aga samal ajal nagu sa ütled, et seda mingisugust, et seda tõendit või tunnistust seal vastas ei ole. Ja mina ise olen viimasel ajal hästi palju hoian seda, mis ma ütlen, tuletan nendel hetkedel endale meelde, kus mul tekib see kärsitus ja tahaks juba seda ja tahaks juba toda, siis mul lihtsalt tuletan meelde, et Ennike,
sa oled ju endas aktiveerinud selle enda soovi, selle enda unistuse, selle enda asja ja sa tead, et see juhtub. Et sinu asi on lihtsalt uskuda sellest, et see juhtub. Ja see on ainus tõend, sest see on ainus asi, mis on juba praegu loodud. Et pole, et sellel mitte ühelgi varasemal tõendil ei ole võimalik sulle tõendada seda, mis praegu on juhtumas. Just kui me tahaksime, et mineviku tõendid nagu tõendaksid juba täna seda, mis homme juhtub. Ja see on nii huvitav, kuidas meie aju trikitab või meie meel hakkab trikitama sellel hetkel, et me tahame nüüd sinna. Ja samal ajal kogen sind siin enda kõrval, siis ma ise kujutuspildis või nagu niisuguse kujutlusena mulle tundub see, mis toimub justkui nii, ma ei tea, sinu ja minu elus on kiikumine. Ehk siis me oleme nagu justkui selle endise elu ja juba selle elu, mida me oleme aktiveerinud ja millesse me juba oleme nagu sisse läinud. Meie keha tegelikult teab, et juhtuvad need järgmised asjad, sest nagu sa nii hästi ütled, no tegelikult sa tead, et need asjad juba on muutuses, on ju. Et siis me käime selle kiigu peal. Et kord läheme sinna sagedusse, elame juba seal, jumalast vibe juba, kõik voolab, kõik on flows, kõik inimesed tulevad ellu, võimalused tulevad ellu, kõik nagu toimib. Ja siis me kuskile kukume natukene, nii-öelda me ei kuku isegi tagasi, vaid me selle sama kiigu peal nagu kiigume, vaata seal nagu nendes erinevates sageduse ruumidesse ja siis vahepeal lähme mingisse võib-olla kahtluse kohta. Ja kui me võtame niisugusest teadvuse nagu arengu seisukohas või avardumise seisukohast, siis meile saavad kättesaadavaks nagu uued sagedused ka, mida me võib-olla pole varem kogenud. Ja meie endi, sest et meie enda sagedus nagu muutub, enamasti see tõuseb, kui me mingit vana jama kuskile maha jätame, oma varju vähendame, siis me saame siit minna nagu kiiguga kõrgemale, aga samal ajal, mis meiega juhtub, me mõnikord seda kiig, on nii, et siis me saame kätte ka võib-olla neid kohti endas, millele me pole varem sügavuses julgenud vaadata, mingid hirmud, mingid baashirmud. Et ma tean, et sa ise ju töötad on ju ka inimestega, sa julgustad neil endal otsa vaatama, on ju, julgustad oma hirmust läbi tulema. Et siis sa ise näed, kuidas inimesed kõiguvad, nad saavad mingi hai ja siis järgmisel päeval justkui on see teine pool, et no nüüd ma kardan, on ju. Sest ise endaga samamoodi. Mis on eriti ohtlik, et mulle väga meeldib kiikuda. Sulle meeldib kiikuda? Mulle väga meeldib kiikuda. Nüüd hakkasin kohe mõtlema, et kas ma nüüd jäängi sinna kiikuma või see ei tule maha ka sealt kiigu pealt. Ja siis ma olen selle peale mõelnud. Ja siis mulle tundub, et me jääme ikka kiikuma, sest et kuna kõike siin maailmas loob sagedus, käib see joon. Ainus asi, et see kiigu asukoht muudab sageduse nagu seda, see kiigu asukoht muudab kohta. Ehk siis seal tekib ühel hetkel, tekib see, et sul ei ole vaja enam oma nagu vanadesse varjudesse nagu kolistada. Et sisulises mõttes, et kui muidu on kiik asub siin ja siis me käime nagu nulli ja miinuse plussi vahel, siis ühel hetkel lihtsalt see kiik tõstab asukohta, siis ta hakkab lihtsalt seal nagu sageduste mõttes, ta kiigub ikka, lähed ülikõrgesse ja siis sa lähed jälle tagasi madalamasse, aga sul ei ole vaja enam miinusesse kiikuda. Ma ei tea, mis variant on, ma praegu just mõtlesin kujutluses samamoodi, et sa tegelikult saad sellest heast sagedusest hoo sisse ja teed nagu see kiikinguga on, et tegelikult ole tiiru ära ja sagedusse tagasi, et siis sa oled nagu selle hoo sisse. Tundubki, et see käib kähku läbi, vaata. Ja see on nagu see, vaata, et siis kui nad nagu seal kiikingus teevad, siis see on nagu, et vaata, et kui me muidu käime, vaata, spiraali mööda, käime spiraali mööda, aga mõnikord me teeme ringe nagu, ringe ja käime sama mustrit mingi 100 korda läbi. Et siis vaata, kui sa kiigingust teed selle, siis see on see järgmine nagu spiraali koht, et siis sa hakkad nagu seda ringi käima. Et mõnes mõttes see on nii normaalne ja see ongi normaalne elu osa. Ja mõnes mõttes mulle tundub, et meil on kõigil ju võimalik kogeda igasuguseid sagedusi, isegi kui me oleme need, kes üldiselt võib-olla vaibivad kuskil juba nendes sagedustes, kus ei pea iga päev seal miinuse poole peale käima. Aga selleks, et me nagu lubaksime endal kogeda nagu järgmist ennast või veel rohkem ennast, siis meil mõnikord on vaja siis ka käia seal kuskil
et mulle tundub, et et sulle meeldib kiikuda, et see on nagu hästi, ja. aga et on vaja teada seda, et mina ise vaatan seda niisuguse kvantumteooria kontekstis seda, et see kiigu, need võnked on justkui siis niisugused alkeemilised punktid meie elus, et iga selle kiigu nagu käimisega, et käin seal võib-olla siis selles niisuguses kohas, kus mul keha tõmbub kokku või me tunneme mingi laeng tuleb esile, mingi trigger läheb aktiivseks kehal. Et siis need hetked on tegelikult need hetked, kus meil on võimalik teha ära mingit alkeemilisi protsesse, mis võimaldab meil tegelikult lahti lasta sellest, mis peab minema ja siis lihtsalt enda isiklikku sagedust nagu täpsemaks saada, et me nagu samal ajal nagu oleme need vene raadiod, vaata, et iga selle korraga läheb nagu lihtsalt see sagedus nagu selgemaks, et mida mina ise olen mõelnud, et kui inimesed, kes käivad lava peal üsna palju esinemas on ju ja mida selgemaks neile saab see teema või see, millest nad tahavad rääkida, mis nendest päriselt tuleb ja see viis isegi on ju. Et siis see tegelikult on lihtsalt tema puhas sagedus, mis läheb lihtsalt nagu timmid on ju. No see kiigu näid hästi meeldib, sest ega ju kukud küll sinna miinusesse ka ikkagi ja nulli aeg-ajalt ja lihtsalt äge ongi teada või nüüd nii mõelda sellele, et sa saadki tagasi lükata sealt mingi suurema hoo järgmisele kõrgusele ja siis jälle kuidagi tasakaalustada seda, et muidu on nagu keeruline, et vahel on küll, kõik oli juba nii hästi ja kuidagi ma tundsin ennast nii hästi, asjad lähevad jälle ma olen siin nagu onju, või me oleme mingi üldse teises kohas, nagu mis koht see veel on onju, et nagu sa ütlesid, et võib-olla mida kõrgemale sa lähed, siis teisele poole lähed ka mingisse sügavusse onju, et see pendeldamine tegelikult ühtepidi on nagu, võib mõelda, et juba põnev ja äge, aga teistpidi ikkagi päris koormav, kui sa ei oska seda teadvustada ja aru saada sellest onju, ja mulle endale tundub, et selle koormavaks teeb nagu see koht, et kus meil on hirm, et me kukume sealt kiigu pealt maha, enam ei saa kiigu peale ka. No vaata, et me oleme seal nagu seal mudas on ju, ja siis meil on nagu tunne, et see kiik kiigub edasi, aga mina enam sinna peale ei saa. Aga et me ainult hirmuga nagu loome seda, et me nagu, et me ei saagi sinna enam tagasi, et see on nagu kõigest hirm. Ja samal ajal mis mind ja seda ju inimesed, kui me mõtleme 3D, ükses 3D või täitsa füüsilisel nii-öelda tasandil, füüsilises reaalsuses, täitsa tavalises elus, siis me näemegi inimesi, kes osad ei julgegi ka isegi mitte kiigu peale minna, et nad ei luba endal kogeda ka neid haisid või kui nad kogevad neid, nad ei luba endal näha, et nende elus on tegelikult olemas, on ju, et ta elus on võib-olla perekond, tal on lapsed, tal on töö, tal on kodu, tal on kõik asjad nagu olemas. Aga ühes teemas nagu on mingid asjad nagu rasked. Aga ta hoiab fookuse ainult sellel, mis on raske, mitte see, et mis on kõik hästi. Ja mõnes mõttes sellega me võib-olla siis hoiame ennast nagu isegi sealt kiigu pealt maas, sest et jaurame seal nagu muda vannis on ju. Minul on nii ja kõigil teistel on naa. Et see on niisugune võrdlusprogrammiga hoiame nagu ennast seal muda sees olema. Nii kui me juba kiigu peale saame ja nii kui me veel teadvustame, et see on kõigest kiik, millel me kiigume, et see inimmina on seal kiigu peal. Ja ma saan aru, et minul selle nädala alguses toimus mingi niisugune taipamise koht. Ma istusin selle sama koha peal siin. Mul tekkis nagu mingi teistsuguse tasandiga taipamise koht sellest vaatleja positsioonist, et ma olen küll suutnud ennast viia vaatleja positsiooni sellisel tasandil, et ma nagu näen kõike, mis ruumis toimub. See on nagu mulle hästi loomulik, kui ma saan aru, et ma olen seda teinud ellujäämise jaoks. Selleks, et kontrollida, mis mu ümber toimub. Ja siis mul nagu mõtlesin, et okei, ma saan aru, et ma hoian oma selles kehas olemisest või selles endas olemises, kohal olemises. Hoian ennast nii nagu ma kontrollin seda, et ma sealt välja ei läheks jumala eest. Aga mis ma sellega nagu tegin? Ma ei lubanud endal näha ennast kui teadvust. Et just kui ma teadsin, et on see perspektiiv, et on inimina ja siis on nagu see inimina on väike, aga teadvus on nagu justkui teadvus on palju suurem kui see inimina. Ja siis ma lihtsalt istun siin, saan aru, et mingid asjad nagu muutuvad mu sees ja siis ma
ja noh, selle pärliks kohe ma kuulasin, panin mingi video lihtsalt suvalise käima ja siis kus väenaiste grupis nad aeg-ajalt teevad ka neid laive ja siis Doris seal räägib, just ainult seda kohta nägin, kus Doris ütleb, et nojah, et Kadri, et vaata, et seal on, et see inimene on nagu see sõrm. Ja sellel hetkel, kui tema otsustab, nagu sõrm otsustab juhtida kätt või tervet inimest, noh, väga raske on, et ju nagu toimuks mingi muutus, on ju. Aga sellel hetkel, kui ma luban endal näha, et see sõrm on teadvuse üks osa ja teadvus juhib sõrme, siis meil on võimalik mõista seda, et me juhime tegelikult enda elu. Ja sellel hetkel me näeme, et me oleme üks osa. Ja ma mõtlesin seda nagu edasi enda jaoks. Ma ütlesin, et okei, ma lasen sellel olla, on ju. Noh, ma sain aru, et mingi perspektiivi muutus minus oluliselt, noh, midagi maandus. Isegi kui ma teadsin seda, ma ei tea, juba mitu aastat tagasi juba nagu olen seda teadnud. Ja siis ma nagu kogesingi, siis mõtlesin, et okei, fine. Ma luban endal nagu 2-3 päeva lihtsalt kogeda nii, et iga kord ma vaatan seda sõrme lihtsalt vaatan. Seda sõrme vaatan, okei. See on inimene siin. Ja nii, kui ma vaatan nüüd nende silmadega siit seda inimene, siis ma näen, et okei, siin on sõrm, mida mina saan teadvusena liigutada. Ja mis siit edasi minu jaoks hakkas toimuma? Sellel hetkel, kui ma olen selles positsioonis, kes vaatab, et see on siin inimene, siis ma näen, siin on nii palju ja ma olen üks, sest et ma olen siin ruumis nagu need lilled on siin üks ja see mikrofon on, näed, Kristina on ka siin. Siin on see. Ja ma saan aru, et sellel hetkel, kui ma siin inimene perspektiivist vaatan ja tahan kontrollida kõike, mis siin toimub, siis nagu see ei tundu nagu loogiline. Aga kui ma luban endal kogeda, et ma olengi nagu üks sellest kogu ruumist, siis mul on lihtsam vastu võtta ja aktsepteerida seda, et ma tegelikult ei kontrolli mitte midagi, mis mu ümber on. Et põhimõtteliselt võib siit uksest keegi järgi sisse tulla, väljas võib torm tulla, kõik võib juhtuda. Aga kui ma olen ainult selles vaates, selles inimene vaates ja vaatan seda kahjulikku õudset maailma enda ümber, keda ma tahan kontrollida, et asjad oleksid nii, nagu ma tahan, siis ma kaotan ära perspektiivid, et ma ei luba kasutada tegelikult enda teadvuse silmi. Siis ma olen nüüd nagu sellega paar päeva käinud niimoodi nagu iga hetk, kui nagu mingi tahab lappasse minna. Ma olen nagu arvan, et ma siit sellest positsioonist saan juhtida. Ei, ma saan sellest positsioonist juhtida, kus ma luban endal kogeda ennast nagu selle kõige osana. Ma tuli lihtsalt üks hästi praktiline näide või mõte siia juurde kohe, et mida minu õpetaja Ergid Meits mulle edasi andis, mida mina ka samamoodi edasi annan läbi oma kogemuse, on see, et kui sa ikkagi oled ruumis ja sa oled laval ja kõige olulisem asi, mida sa teha saad, on see, et sa teed selle ruumi ja kõik selle justkui nagu enda omaks, et sa nagu avardad ennast sinna, sa oled üks osa sellest. Et mida inimesed hästi palju kardavad, on see, et nagu issand, nad vaatavad mind, et ma ei tohi kellelegi otsa vaadata ja ma tegelikult ei tea üldse, mis mu ümber toimub, või isegi kui ma tean, siis ma olen hästi nii-öelda kontrolliv, et nüüd see liikus sinna või see juhtus, et tegelikult, et kui sa nagu laiendad oma selle silmavaate ja kuidagi nagu saad aru, et sa oled üks osa sellest ruumist, kuidas ma ennast tunnen siin, kuidas ma suhestun siia, siin on need inimesed ja kuidagi nagu me koos siin loome ja teeme, et nemad tahavad kuulata, minul on väga olulist midagi neile edasi anda, et siis see moodustab sellise üks terviksüsteemi. Muidu on see sama, et mina olen seal nüüd üksi, eks, eriti veel nagu kõrgel kuskil laval ja kuidagi pean kontrollima seda ruumi ja aega ja kõiki inimesi seal sees, eks, et see ei ole võimalik, et kui sa nagu lõdvestad enda keha ja pilgu ja kõik nii nagu ütled, et sa jõuad ka seal selle teadvuse positsioonile, siis see on üks tervik, kuhu siis mina ka kuulun. Ja siis sealt nagu kaob see eraldus ära ja sealt tekib ka hästi suur võimalus kogeda seda ka armastuse ruumi või hoituse ruumi, et kas või siin samas praegu istudes ma väga tunnen ennast, kuna me hoiame praegu nagu perspektiivi ka sellel, siis ma tunnen ja meie istume siin ja meie vahel toimub see vestlus, aga samal ajal ma ei tunne üldse teistest ruumis olijatest väga kaugel, pigem ma tunnen, et me olemegi nagu siin üksteisele toetavad, hoidvad, julgustavad niisugust turvalise nagu ruumi
nagu tegelikult kandjad, on ju. Et siis saabki nagu kogeda seda, et ma olen selle kõik loonud. Ja seda on mind hullult on terve elu kõnetanud see koht. Et mõtled, siin istud sina, kes on loonud kõik selle. Siin istun mina, kes on loonud kõik selle. Me oleme üksteist loonud. Ja mulle hullult meeldib see mõte just sellepärast, et sellisel juhul me saame kõik ennast teadvusena kogeda, sest et ongi ainult sinul on sinu teadvuse perspektiiv, minul on minu oma, aga see teeb ühest küljest meid erinevaks, aga samal ajal me saame aru, et see lihtsalt käibki läbi nagu eri silmade vaatamine lihtsalt. Ja me kõik teeme seda justkui samal ajal koos. See on justkui selle vastutuse teema ka, et me kipume võtma mina samamoodi, eks, et väga pikalt ma arvan oma elus ja võib-olla aeg-ajalt ka praegu nagu vastutust teiste eest või kuidagi nagu sellest, kuidas nad ennast tunnevad, mida nad mõtlevad, kuni selline välja, et ma proovin, et ta ei tunneks ennast nii või ta ei mõtleks näiteks minust naa, et nagu sa ütled, et igal ühel on oma teadvus, oma tõde, ja mida mina teha saan, on see, et oma parimal loomulikul lehedamal moel enda tõde ja enda olemust lihtsalt jagada ja tunda, et ma olen lihtsalt osa sellest jagamisest siin, et igal ühel on midagi jagada ja see on minu osa, mida mina teen. Mida sa märkad, mis veel toimub? Või mis on? Ma märkan, et ma tahaksin inimestega rääkida siin kõige. Tahaksid kohe rääkida? Ja, et see nii-öelda see kontakt või see on hästi tugev, et me ei ole tegelikult kunagi üksi, nagu sa ütled, et me kuulume nagu kuhugi kõik koos ja. Ja mõnes mõttes seda on nii põnev nagu praegu teadvustada, et kui sa ütlesid, et sa tahaksid inimestega hakata suhtlema ja looma, nagu tahaks kohe kontakti ruumiga looma, siis mõnes mõttes tavaliselt sa neid olukordi endale ilmselt lood, on ju? Et kus sul on see võimalus teha seda. Mõned inimesed seda endale ei loo, aga sina oled otsustanud, et luua. Ja millegipärast kumiseb juba sellest meie vestluse algusest peale juba paar päeva tagasi minu jaoks see nähtavuse teema, et julgeda olla nähtav oma nagu soovides iseendale kõigepealt, ja siis näevad seda ka teised, on ju. Et see mingi nähtavuse teema, ja nii kui ma sinu peale mõtlen, siis mul millegipärast tuleb pähe just nähtavus. Et mis on see, millega sina täna oled nähtav. Et mis on sellist, kus sa nagu ära lähed, nagu sa ütlesid, et see kiigub, on ju. Et kuna sa tegelikult aitad inimestel olla nähtav selles, kes nad on ju. Et mis on sinus tänane niisugune aktivatsioonipunkt nii-öelda. Ma ei tea, miks ma nii põnevalt see nagu nähtavus, et ma isegi ei saa aru, miks see nagu saatis siia, aga ma küsingi, et mis siis selle nähtavusega praegu on? See on hästi oluline märksõna tegelikult ja väga oluline teema ka tegelikult minu jaoks, et kui samal ajal, kui sa seda siin praegu jagasid, siis minu tundest käis läbi see, et mitte, et me ei pea otseselt teiste jaoks saama nagu nähtavaks, vaid me peame saama iseenda jaoks nähtavaks. Ja see on see, millega ma hetkel tegelen. Jah, ma nii-öelda läbi selle, eks tihtipeale me ju läbi selle, mida me ise kogeme, õpime, kust me läbi tuleme, seda kõige paremini saame ka teistele edasi anda, sellepärast, et meil on see kogemus. Aga see on olnud muidugi ka minu jaoks teema, et mul ei ole olnud kunagi keeruline olla laval, laulda, tantsida läbi mingisuguse kunsti ennast väljendada. Mingil hetkel mõtlesin, et kui ma peaksin hakkama rääkima, et millest me siis räägiks, et kas ma siis tean midagi sellist, mida keegi teine ei tea või miks ma arvan, et nagu mina olen siis targem kui keegi teine või seda on juba räägitud ja et mis mina siis hakkan rääkima sellest nagu jälle või et mis on see siis nagu, et mida mina siis jagan või mis see minu tõde on või et see on olnud selline minu nagu valukoht, et
mitte, et ma ennast rumalaks peaks, aga lihtsalt, et nagu, et mis see siis nagu see eriline on või et miks just mina, on ju. Et aga see muutus hästi palju jah, pärast seda, kui ma ikkagi selle korraliku siis, kuidas ma ütlen, akadeemia läbi tegin, et ühtepidi, eks, et ma õppisin ju Eeriku käe all sellist mõjusat esinemist, aga teistpidi oli isegi puhtalt see, et sa võtad mingid kihid maha, sa saad aru, et vahet pole, kas sa oled mingi miljonär USA-st või sõjaväelane Austraaliast või kodupereline Iirimaalt või mina armas blond naisterahvas siit Eestist, et noh, kõigil on täpselt samad hirmud, täpselt samad need küsimused, et kuidas ma siis tulen nüüd nagu teiste ette ja mida ma neile jagan ja miks nad peaksid mind kuulama. Ja võt siis mul käis see klõps ära, et noh, meil tõesti on kõigil ühesugused hirmud ja see segadus, mis meid tagasi hoiab ja see nähtavuse teema tuli siis nagu eriti pilti. Et mul on need lood ja mul on need kogemused ja on minu tõde ja see minu olemus on see, mida tegelikult iseenda jaoks tuleb eelkõige hakata nagu näitama ja nähtavale tooma ja kui seeläbi saab puudutatud ka nii-öelda teisi, siis see on kõige ilusam kingitus üldse, aga jah, see nähtavale tulemine, tihtipeale inimesed ütlevad, et ei, ma ei taha endast nagu rääkida ja mis ma hakkan siis kõike jagama, mis mul on tegelikult. See on see, et kas sa enda jaoks oled nähtaval või julged ennast tuua nähtavale. Et mina teen samamoodi, kui sa ütlesid, mis kiik mul on, et siis põhikiik on see, et tulen täiega välja ja olen nagu igal pool eetris ja väga ägedad võimalused tulevad ja kihvtid lavad ja ägedad inimesed ja kokkupuutepunktid ja ägedad muutumised inimestel. Ja siis teine hetk on see, et kus ma olen nagu mingi okei. Noh, nii nagu, et kus need tunnistused nüüd on ja kus need karikad ja mis iganes siit peaksid tulema, et mis nüüd kinnitaksid seda, et ma nüüd jõudsingi siia tasemele, nüüd siit ma lähen edasi. Aga siis on mingi, kiik läks nagu üldse kuskile teises suunas tagasi ja nagu sa ütled, et läheb mingi sügava koha juurde, mida siis saaks järgmine kord jälle hoo andmiseks tuua järgmise tasemele. Et see nähtav, nähtamatu, ma ei saaks öelda, et nähtamatu, ma ei ole nähtamatu. Aga nähtav, natuke vähem nähtav, natuke vähem nähtav, et selline pendeldamine tegelikult käib. Ja käib päris tihti ja päris korralikel ainetel, ma arvan. Ja eks kiigud on erinevad nagu sellest pikkusega need kaks pulka. Et vastavalt sellele siis saab nagu suurema võnkega. Kas sa annad ise veel hoogu sellele või siis lihtsalt lebad selle laial külakiigul. Ja tegelikult me ise juhime seda, kui kiiresti me kiigume. Sageli siis, kui me oleme valmis mingiteks muutusteks, siis me täiega julgeme anda hoogu. Mina ise näen, et ma praegu püüan nagu teha, et see kiik, seisa nüüd siin, ära kiigu praegu, ma tahan selles võnkes olla, ma ei taha praegu kuhugi minna. Et mõnes mõttes ma tahan, aga ma ei taha, sest ma saan aru, et see järgmine nagu koht sinna kohta, kus ma ennast ei ole julgen näha või olen illusioonis hoidnud. On lihtsalt nagu selline, et minu jaoks on see lihtsalt see, et sa iga kord, kui sa selle illusiooni maha võtad, siis sa näed enda kohta tõde. Ja lihtsalt see tõde, mida ma järgmiseks enda kohta pean nägema, minu inimminal on lihtsalt hirm, et ta näeb mingit sellist tõde, mis justkui selle tänase inimmina jaoks on liiga kallis, millest tuleb lahti lasta. Sest et see päris einike on midagi muud. Ja varasemalt on olnud minu jaoks see kogu aeg, millega ma nagu, mis illusioonist ma ei ole tahtnud loobuda, on mingite suhetega seotud teemad, aga igal inimesel on oma teemad. Ja samas nagu see sinu jagatusin tõi ka kuidagi minu teadvusesse mitu teemat nagu aktiivseks, mis siin viimased päevad minu sees nagu on kerinud kuidagi. Et kuidagi see lugude jagamise mingi olulisus ja just selle koha pealt, et see, kuidas mina seda näen, on see, et esiteks on lugusid üldiselt väga põnev kuulata, on ju. See lihtsalt on niimoodi. Kõik tahavad lugeda. Ja see on enamasti hästi magnetiline. See on tohutu tugeva magnetiga. Ja seal on ka see nagu tarkuste või nagu
et me soovime samal ajal kogeda ja me soovime samal ajal taibata ja me soovime samal ajal saada nagu rohkem iseenda kohta teada ja soovime saada nagu paremaks endal. Mitte paremaks isegi, lihtsalt soovime teada saada, kes me oleme, on ju. Ja ma just jälgisin, ma see nädal kuulan, kahjuks pole väga palju päevi jõudnud kuulata, aga selle nädala alguses kuulan ühte summitit, mis on äriteemaline. Ja siis ma mõtlesin, ja see on üles ehitatud ainult selle peale, et seal on pool tundi iga esinejaga. Ja kogu nagu see vestlus on üles ehitatud sellele, et igaüks lihtsalt jagab oma isiklikku lugu ettevõtluses ja naisena, lihtsalt ettevõtjana. Ja just selle koha pealt, et see saatejuht küsibki, et mis on olnud kõige nagu õpetlikumad kohad või siis kuidas sinu lugu oli, kuidas sa said nii-öelda miljoni käibeni, mis on see sinu lugu. Ja siis sa näed, et igal ühel on seal loos need oma nagu need kiigukohad, vaata täpselt, et igal ühel on see lugu ja samal ajal mina ise aina enam usun sellesse, et kui me varem võib-olla saime edasi anda midagi, mis oli nagu teiste lugu, et anname raamatust või kuskilt mingeid asju edasi, siis aina enam ma kogen seda, et me saame edasi anda ainult seda, mida me oleme ise kogenud. Siis ma olen mõelnud, et mis on see sinu nagu, sest ma ei ole kuulnud sinu lugu rääkimas, on ju. Aga mis on see koht, mis on sinu nagu justkui see, mulle meeldib öelda, et see sinu kood, mis on sul anda, mis on sul endal niimoodi läbi tehtud. Sa natukene siin, mulle tundus, et avasid seda, et kas või see struggle, et kas ma olen piisavalt nagu, sul ei ole nagu päris see piisavus, aga see on see, et kas ma olen teinud olen olnud hea tüdruk, vaata, et kas kõik on hästi teenindatud ja kas kõigil on hästi. Et mis on see sinu nagu, mis nagu sinu jaoks praegu kõige aktiivsem on. Et kui sa pead nagu seda enda ettevõtja lugu rääkima ja kus see sinu struggle, mina tean, minul on nagu müügi teemas, nagu ma ei tea, mis vahel on tunne, et nagu see on nagu mingi lõputu tee, aga ma samal ajal tean, et ma lihtsalt kasvan selleks, et olla veel ühel hetkel on seda ka nagu teistele vaja, et mina seda kogenud olen. Mis see sinu niisugune kood on, mis sa ise arvad täna, mis on see, kus sul kõige nagu on olnud nagu ma hästi resoneerun tegelikult selle müügi ja selle poolega, et ühtepidi ma ju näen, et seda, mida ma teen, seda on vaja. Inimesed ütlevad, et see on neil valus koht, nad tahaksid, et neil ei oleks see valus. Ja tulles ise sealt läbi sellest, et ma ei tea, et kas mul ikka on midagi ja kes mina olen ja kas see on piisav. Tegelikult see piisavuse sõna on ikkagi oluline. Ja saades siis nii-öelda selle teadmise või kogemuse, et täpselt need lood ongi. Need ongi need minu tarkused, minu tõde. Seda tahavadki inimesed kuulata, sellepärast, et igaüks võib mingi raamatu pähe õppida ja tulla seda ette lugema, aga me ei suhestu sellega. Inimesed tegelikult sinu esinemisest võtavad 7% on info. Kõik muu, 57, 37, kõik need on kehakeel, see tunne, mida sa tekitad neis, kuidas sa oma häält kasutad, et see on kõige nagu olulisem ja ma olen selle tarkuse küll enda jaoks nagu võtnud ja läbi kogenud, et ega ma ei saa anda edasi lihtsalt infot ja mul ei ole mõtet nendel inimestel lihtsalt ainult rääkida seda, mida ma olen kogenud või näinud või õppinud, vaid nad peavad seda ise päriselt läbi kogema, ehk siis füüsiliselt ruumis tegelikult. Ja just lõppes 3-kuuline koolitusprogramm, kus me tõesti kohtusime ka päriselt ruumis ja need naised, kes 3 kuu järel lihtsalt lavale astusid, mõni neist hoidis esimest korda mikrofoni käes, nad päriselt kõik tegid selle läbi, nad rääkisid oma lugu ja see lugu on see, mis kannab neid. Kõik muu jääb siis kõrvale, on ju. Et sa tuledki oma isiklikku lugu rääkima
ja kui mingi hetk mulle tundus ebamugav oma isiklikke kogemusi jagada või kuidagi, et mis ma ikka räägin, mul ei olegi neid nagu, et ma ei olegi eriti midagi kogenud nagu, või et teised on kindlasti rohkem kogenud ja neil on palju ägedamad lood ja et siis see lugu, ükskõik mis lugu, et meil ei ole see, et meil on üks lugu ainult, on ju, meil on tegelikult erinevad kogemused, iga kord, kui meil on emotsioon, on meil tegelikult lugu. On aidanud hästi palju mul sellest läbi tulla, et mul on mida jagada ja see on see, mida ma ka edasi õpetan ja annan ja eriti äge suhtumine on, kui sa tõid selle kiiguteema siia juurde, siis ma tooks selle teise maasikana siia selle, et mis iganes su elus juhtub, nagu mis parasjagu toimub, ongi mingi struggle kuskil, keegi on nõme, praegu on raske, siis it's a story. Et kunagi sa saad sellest nagu rääkida, kui sa tuled sellest läbi või sa oled selle nii-öelda läbi kogenud ja õppinud ja praegu minul samamoodi. Et see teadmine või see tarkus aitab hästi palju tegelikult hakkama saada sellega, mis elus parasjagu toimub ja ka sellega, et müüa on hetkel minu jaoks väljakutse ja ettevõtluses kõige enam. Et see on see, mida ma õpin järjest rohkem. Et see on okei, ma pean sellest rääkima, mida ma teen, hea meelega räägin läbi sellise kogemuse, emotsiooni ja ägedate lugude. Aga siin tuleb jälle see kärsitusmängu, et õudselt tahaks nagu tulemusi näha ja kohe tahaks nagu näha, et läheb, aga tegelikult ei ole seda kunsti võib-olla väga selgeks veel saanud või päris täpselt veel jõudnud sinna punkti, kus see müük oleks lihtne ja kerge ja ma saaks rääkida seda lugu, et kuidas ma siis sinna jõudsin. Aga see on tõesti nagu see mingisugune eesmärk või soov küll, et ühel päeval ma räägin sellest, kuidas see sinul oli? Kuidas müüa. Praegu räägivad mitmed inimesed, kuidas müüa, nii et tahetakse osta. Ma juba mitu päeva järjest kuulan igasuguseid seminare ja webinare ja ma ei tea, mis ime asju ja mõtlen, on ju. Ja kuidas neil on kõik nii selge, kõik on nii paigas, läheb nii hästi, on ju. Ja siis tegelikult päris täpselt ei tea, kuidas ma ise suudan nagu integreerida. Ja ma tean, et ega ma ei saa võtta seda üks ühele üle ja see läbi minu kogemuse, läbi minu tõe, läbi minu teemade peab see kuidagi vormuma täiesti teistsuguseks valemiks. Ja siis mitte nii, et ma annan seda valemit edasi, vaid võib-olla seda tunnet, seda julgust, võib-olla seda lootust, mida ma tegelikult ka oma kõikide koolituste, mentorluste, kõikide asjadega toon, et see lootus või see usk, et sa suudad, sa saad, sinus on kõik olemas. Ja mõnes mõttes juba eilsest saati mul nagu käib mingi selline koht, et me oleme harjunud müüma oskusi. Me oleme harjunud müüma mingist rollist tulenevalt mingit nagu komplekti, et ma olen coach, osta mind kui coach'i on ju. Aga tegelikult meil on mingi unikaalne sellest samast meie kogemuste ruumist moodustunud just kui pagas, mida mingi tunne energia ka. Ja energia ja see tunne, et kui ma muidu olen nagu saanud nagu, et tead, ma tean seda, et ka mina olen energia, et ma olen vaadanud hästi energia mõttes, aga kuna ka emotsioonid on sagedus, ehk siis on energia, nii kui nemad on nagu see sagedus, siis ma mõtlesin, et okei, ma lihtsalt mängin seda, ma praegu ise uurin seda iseenda jaoks, et mis on see tunne, mida sina müüd või mis tunne on see, mida mina müün. Et ma saan aru, et näiteks Eheduses podcasti puhul, kui ma kuulasin lihtsalt meie esimese 3 salvestuspäeva või esimese 3 saate salvestust ja siis meil oli pärast lõpujagamisring ja see, mis mulle endale kuulates kõlama, oli see, et inimesed kuulevad, tunnevad tohutut turvatunnet on üks asi, mida me loome kollektiivselt siia ruumi. Aga teine, mida ma veel märkasin, on see, et ma mõtlesin, et mis see tunne on, mida mina müün mõnes mõttes või üks nendest. Et see on nagu määramatuse tunne või see, et ma saan aru, et see, mida mulle viimasel ajal lihtsalt elu on nagu keevitanud korralikult, on see, et ma nagu päriselt omandaksin selle koodi sellest, et ükskõik, mis juhtub, nagu, et see usalduse kood justkui nagu,
et ma saan usaldada elu, ma saan usaldada kõike, mis ruumis toimub. Ja ma saan aru, et see on olnud tegelikult minu mantra mingi 3 aastat, noh, et täna ja tagantjärgi vaadates, et see on olnud minu mantra mingi 3 aastat, et ma lihtsalt usaldan, et kõik see, mis ruumis toimub, kuidas, mis järjekorras, see kõik on jumalik, see on vajalik, see on lihtsalt kannab. Ja ma näen, kui paljud inimesed, kes minuga ruumis on, nad kogevad minuga koos olles, nagu nad julgevad kogeda justkui ka seda kaost või teadmatust või mingid nagu, noh, näiteks täna, et me ei lepi sinuga mingit skripti ette, sa tuled, istud siia ja sa ei tea isegi hommikul, me ei tea, mis järjekorras, kuhu, mis beebid on kuskil, kes tahavad viibelda ja kõik asjad juhtuvad, on ju. Et nagu see on see nagu kood, mis ma tunnen nagu, et ma aina sügavamalt nagu läbi selle, et ma julgen luua selliseid ruume, kus saavad sellised asjad juhtuda. Ma luban inimestel kogeda seda tohutut ebamugavust, mis tuleneb sellest, et asjad pole kontrolli all. Ja siis ma mõtlen, et mis on see sinu tunne? Nagu, mis sina täna tunned? Ma saan aru, et vaata, et nendes ruumides, mida sa lood, kas või kursuse näol, et ka seal on mingi tunne sees, mida sa tegelikult müüd. No see, mis sagedus seal on. Mis sa ise näed praegu? Selle sinu jutu põhjal kohe tegelikult tahaks seda öelda, et see usalduse tunne tegelikult mitte ei tule ju see, et sa hakkad välist usaldama, vaid sa tegelikult hakkad iseennast usaldama. Et ma saan igas olukorras hakkama, ma jään ellu, see on see põhibaashirm, on ju, et juhtub see, suren ära. Et ma jään ellu, ma hakkan ennast usaldama ja see enda usaldus või see enda vastuvõtmine, aktsepteerimine, see keha, see mina, see minu olemus, see on kõige aluseks ka tegelikult kõigel sellele, mida mina teen. Et sa võid saada küll väga mõjusaks esinejaks ja kõnelejaks ja kelleks iganes. Aga see on see, millest see kõik pihta hakkab. Et see usalduse tunne ja see nii-öelda aktsepteerimise tunne ja mida mina edasi annan, ma kindlasti suudan luua väga toetava ruumi ja sellise sära ja siirusega siis seda inimest ka kuidagi tõsta. Et see on olnud ka see tagasiside sellele, mida ma teinud olen. Et ma ei uskunud, et see võimalik on ja nüüd ma tegin seda. Et see oli see tagasiside ühelt naiselt, mis tuli viimasest korrast, kui ma selle nii-öelda lava kogemuse neile pakkusin. Et jah, ma kuidagi ma arvan, et ma lähen hästi ikkagi baastasemele, hästi lihtsatesse asjadesse ja kasvatan sealt siis midagi suurt. Et midagi suurt ja ilusat, mis tegelikult on kogu aeg olemas ja mis on enda jaoks vajalik. Ise see nii-öelda see pojeng täiega lahti lükata on ja mitte seal nupus olla ja kuidagi ennast kuskil ära peita. Et see on hästi oluline. See ei ole see, et me ronime lavale, et jubedalt tahaks esineda ja vaata nii totakas mõte ja selline nagu kuidagi aura käib selle esinemise ümber, et mis sa esined ja selliseid nõmedaid nalja tehtud on. Aga ma mõtlesin välja viimasel nädalal siin uue slogani, et ära esine, ole sina ise. Et nii ongi, on ju. Et see on see iseendaks saamise protsess tegelikult ja see toob selle hästi tugevalt välja. Et sa julged välja astuda, su hääl kõlab mikrofonis, su keha tuleb kaasa sinuga, et see laias laastus sa muutud mõjusamaks, ehedamaks, julgemaks, esinejaks, inimeseks, iseendaks. Et see on tegelikult see tulemus ja see, mis on see vajadus seal taga, et sa ei peaks tundma seda ebamugavust lihtsalt. Et tegelikult on julgus olla sina ise sõltumata sellest, kus sa asud, isegi kui see on lava. Isegi kui see on lava, et vahelt pole, et see on lava. See on lihtsalt üks koht, kus sa lihtsalt lähed ja astud välja. Et kui küsida, mis asi on julgus, siis mina olen julguse sidunud hästi tugevalt ehedusega. Et ehe olemine, julged olla ongi julgus. Mitte see, et ma lähen ma ei karda midagi täiega bring it on, et see hundirind on rasvane ja aableid täis. Et see ei ole julgus. Ja sellepärast ma arvangi, et kuna ma olen selle nädala minu fookusteema muideks on julgus päriselt võtta vastu see muutus, mida ma olen ise loonud. Ja ma saangi aru, et nagu sa ütled, ma kohtungi selle kohaga. Et küsimus pole nagu julgelt minna kuhugi vaid hoopis on see julgus näha ennast nii alasti
nii endana, nii haavatavana, õrnana, armastusena, et muidu arvad küll, et no oled kõva macho, aga siis saad aru, et oi, et ma olen tegelikult nagu niisugune õrn hing või et tegelikult on minu sees nii palju armastust või ausust ja kuhu ma siis selles suures ettevõtlusmaailmas selle oma nunnuduse ausa armastusega minema hakkan, on ju. Sest et seal on nagu vastas, justkui sa põrkud sellega, aga teisest küljest seal ei karda ju see suur maailm justkui tegelikult tuletab lihtsalt meelde seda, et kui oluline on veelgi võimsamalt endana nagu välja astuda, sest et lõpuks sa seda suurt maailma, see on seesama olukord, see sõrme olukord. Et kuidas ma seda vaatan, on ju, et kas mul on mõtet mängida kedagi teist, sest see suur maailm niikuinii nagu kahjustab mind. Võis lihtsalt olla mina ise ja siis vaadata, kuidas see suur maailm nagu mind seal vastu võtab. Ilmselt ta võtab samamoodi. Aga väga suur vahe on, kas ma võitlen ise suure maailmaga või ma leian ennast selle suure maailma sees nagu ühena. See ehedus on mega haavatav olek ja ongi. Ja samal ajal ehedus on ju kõige kõrgem sagedus üldse. Et isegi armastuse sagedusest pidi kõrgem olema. Nii et selles on nagu täpsem. Selles nii-öelda vibreerida ja seda edasi anda. Lihtsalt, et see ei ole ainult nagu sinust see asi, on ju. Et kui sa siin tood selle muu maailma näite, et tegelikult ainult läbi selle saad seda muud maailma mõjutama hakata, sest kui sina julged olla nagu ehe ja päris, siis sa annad teisele loa, kes sul on vastas või kogu saalitäiele või kellel iganes ka selle loa nagu välja hingata või mingi kuule tegelikult ma tegelikult tahan hoopis nii või mulle meeldib naa või miks ma üldse nagu sellist mängu mängisin või seda maski kandsin, et ehedust mõistetakse ka valesti, et ühtepidi on ehe on see, et olen kodus jalad seinal, meiki poole juuksed sassis, vahet pole, mingi mõlemad on hästi ehe, on ju. Et see on ka, on ju, aga see, et sa nagu enda järgi valid ja julged sellest massist eristuda ja mitte, et sa pead siis seda nagu mingi tõde kuulutama hakkama, vaid lihtsalt see on sinu olemus, sinu tõde, sinu elu. Ja miks me ei julge olla, on väga palju see, et meid ei ole tegelikult õpetatud. Eksest peale. Seda ei ole kuskilt tulnud. Ei peresüsteem tegelikult. Mul ühel koolitusel hakati vastu vaidlema, et mina ei tea, et see peredes ikka on. Kus sa siis veel ehe oled, kui see peres ei ole? Aga tegelikult need mustrid ja need süsteemid ja kõik need tulevad ju aastate, kümnete ja sadadega kaasa, eks, et on mingid rollid, on mingid normid, kuidas käib, kuidas ei käi, mismoodi peab, mismoodi ei pea, et sa juba väiksest peale hakkad seda saama. Siis tuleb veel kool, eks, kus sind vormitakse nagu väga ühte masti ja ühiskond ja meedia ja kõik see mõjutab lihtsalt nii palju. Ja sa näedki seda maailma läbi selle filtri. Ja kui seda filtrit nagu mingil hetkel ära ei vaheta enda filtri vastu, et mida ma siit läbi lasen ja mida ma läbi lase ja kuidas ma ise suhestun selle maailmaga, siis sa eladki lihtsalt nii nagu programm on ja nagu kogu aeg tehakse. Ja täiskasvanud inimesed mõtlevad väga tihti, väga palju sellele, et issand, mida mu pere arvaks, issand, mida mu isa küll ütleks või ema küll teaks, kui ta nagu teaks, et tegelikult sa oled nii seotud sellega, nende rollide ja nende arvamustega. Et see filtri vahetus või see filtri mõnes mõttes eemaldamine, mis sul on olnud kogu aeg, on kõige esimene samm. Ja sa mainisid ausust, mis on eelkõige mitte see, et sa pead kõik välja ütlema, mis sulle pähe tuleb, vaid see ausus iseenda suhtes, et sa lähed nagu näiteks päriselt peegli ette, vaatad endale sügavalt silma ja küsid, et mis värk praegu on, mis toimub, mis praegu toimub või kuidas ma päriselt tunnen või mis siin on nagu. Ja hästi, mõnes mõttes nagu hästi sarnaselt mõtled, näed, tajud, tunned maailma nagu mina, et selles mõttes ma näen samamoodi seda ehedust sarnaselt ja samas, kui ma viin tagasi meid meie selle küsimuse juurde, siis mulle tundubki, et see, mis praegu on, see julgus küsida seda, mis praegu on, see avab meid aina rohkem selle iseenda ehedusele
sest et igas hetkes me võime muutuda ja see, mida mina praegu enda nagu partneri kõrval tunnen, kuna tema, ma saan aru, et juhuseid ei ole elus, on ju, aga Agat ei ole ka, et elus ei ole juhuseid ja see, mida ma kogen, et mida rohkem tema julgeb olla hästi tema ise, hästi ühest küljest kõrvaltvaataja, kes ei oleks, kui ei ole teadlik, siis võiks tunduda hästi enesekeskne. Aga iga kord, mida rohkem on tema, seda rohkem see lükkab mind olema mina. Ja need põrkumised või mingid niisugused nagu niisugused vaidluse momendid, me oleme aru saanud, et meie dünaamikas toimuvad ainult siis, kui mõlemad usuvad mingisse illusiooni, sest et tões me mitte kunagi ei põrku, sest tõde on universaalselt üks, hästi lähedane armastusele, hästi lähedane nagu sellele, seal on nii suur austus üksteise suhtes, et isegi kui meie arvamused on erinevad, siis see tõde on üks. Ja seal ei teki mingit, aga nii kui on nagu see mingi, nagu et mingid illusioonid hakkavad tulema või keegi hakkab kaitsma enda mingit maski. No siis on nagu lihtne minna sellesse mingisse, lähme kaklema. Ja siis ma näen nagu, et kuidas meie see niisugune ventiil siis selles surve kohas on lihtsalt see, et nii kumb näeb, siis ütlebki välja, et kuule, et mulle tundub, et me küsime lihtsalt, et kas sa tahad praegu nagu kire pärast võidelda, nagu et lihtsalt looma mingit kirge või on see koht, kus lihtsalt on aeg nagu iseendale nagu vaadata otsa. Ja see on nagu mõlema jaoks nii kohale toov. Ja ma lihtsalt olen nii tänulik, et see dünaamika meil selline on, kus me julgeme üksteisele öelda, et kas see on see koht, kus võtame aja maha või sa tahad lihtsalt kirge üles puhuda ja siis me võime selle võitluse osa vahele jätta, võime lihtsalt teha väikse tango teha ja ei ole vaja seda nagu mingit nagu mingist põrkumist teha ja siis vahel ma nagu olen viimasel ajal vaadanud, oota, meil nagu kehakeel ka vahel istume kohe üksteisele pöörame nagu vastakuti ja siis mõni, okei, mingiks nagu kismaks läheb, siis nagu teed nii. Ma teadlikult valin praegu armastuse. Ma teadlikult valin selle, et ma nagu, okei, kui ma lähen võitlusesse, järelikult ma ei vali tõde praegu. Ja nii, kui ma selle nagu teadvusesse toon, see on mind tohutult palju lükanud praegu lähemale endale. Aga see on ka mind hetkel, nagu sa ütled, mis praegu on, siis see on mind hästi hetkel jällegi viinud sellest, et on tohutu ebamugavus. Sest on midagi, mida ma näen juba, et tahab tulla minu enda kohta nähtavaks. Isegi, mul on tunne, et ma juba näen, aga ma ei julge teha otsust, sest et see järgmine nagu eheduse nagu aken saab justkui minu enda jaoks, minu endale avaneda siis, kui ma teen järgmise otsuse, et kumba teed ma valin praegu minna iseenda jaoks. Sest see elu loomine käib nii, et meil on vaja enda elus öelda, kuhu me tahame, et energia läheb. Sest muidu loome seda, mida me eelmine kord nagu aktiveerisime või mis meil nagu loomises on ja loomulikus voos on ja kuidas meie hakkame asetuma teiste mängudesse. Et ma näen, et ma olen nagu tükk aega natukene nagu selles ebamugavuses täiega nagu, hirm. Saan aru, et hirm on illusioon, selle võib nagu kõrvale panna, aga see tohutu ebamugavus, mis tekib sellest, et nagu on midagi, mida ma enda kohta tegelikult juba tean, aga ma veel ei julge seda endale meelele näidata seda. See võitlus on ka päris hea vahel, see on seesama, et lööb kuidagi õhu puhtaks nagu siis, kui äige tuleb, et õhk läheb klaariks ja siis sa saad nagu, jaa, nii on jah. Ja siis sa valid veel tugevamalt saad nagu aru, et kuule, asjad on nii või tegelikult seda tahan ja seda ei taha ja see ei ole mina, see ei ole mina. Aga see enda avastamise nagu teekond või see enne tuli siin jutuks, et ookean, et see on nagu nii sügav ja nii põhjatu, et ühtepidi on siis põnev teha, aga teistpidi ei tohi ära unustada,
et see igapäevaelu ja enda keha ja see enda kehas olemine ja selles hästi tundmine on nagu täpselt sama oluline kui see kaevamine ja kogu see nii-öelda, ma tahaks tegelikult need 2 maailma hästi kokku tuua, see spirituaalne ja see nii-öelda tavaline igapäevane maailm, kus sa tegelikult nagu oled, et kui sa ennast enda kehas hästi ei tunne, siis ei ole muud asjad ka võimalikud, et see on see esimene asi, millest nagu pihta hakata, et üldse endaga tutvuda, sügavamalt tutvuda, endast paremini aru saada, et minu kogemus näitab seda väga-väga sügavalt. Ja olen nõus, sest see kõik ju, selle teadvuse portaal on ikkagi keha, on ju. Ja see kõik, mida me kogeme, tunneme, teame, see meie kogu ehedus, kogu meie looming, meie loome, meie kogemused, meie minevik, tulevik, see on kõik meie kehas ja meie keha on selleks imeliseks lõputuks konteineriks kogu armastusele ja kogu rõõmule ja valgusele ja ka kurbusele, millele iganes, mida me soovime siin elus kogeda, et see kiik ikkagi kiiguks, vaata, et ilma nagu selle, mulle tundub, et ilma kõikide nende, et me ei saa kogeda seda nii nagu maitsekalt, kui me ei koge seda maitsekalt. Ja kuskilt ma lugesin väga head lauset kunagi. Ma mõtlesin, et miks ma jälle kuidagi nii kurb olen jälle nagu nii melanhoolne, kas ma olen nagu nii melanhoolne inimene. Ja siis ma sain nagu sellest lausest nagu nii palju innustust, et nagu mida sügavamat kurbust sa suudad tunda, seda nagu kõrgemat sellist high hetke või seda rõõmu ja seda sära suudad sa nagu ka, et need nii-öelda et see pendli ots või see nii-öelda need äärmused lähevad nagu veel pikemaks ja veel sügavamaks. Ehk siis seda sellist sügavust ja kurbust ja võib-olla melanhooliat ja vahel sellist kiigu teises otsas olemist nagu ei maksa karta, et see annab täpselt selle hoo sinna uutesse kõrgustesse ja headesse suurtesse tunnetesse teisele poole ka. Mis sulle tundub, et praegu on siin meie vestluses, mida sa soovid päriselt nagu kuidagi veel highlightida või välja tuua või seda, mis sinusse veel nagu praegu? Ma ei tea, kas sellest nagu vestlusest, aga lihtsalt selline tugev tunne on lihtsalt kehas, et nüüd tahaks nagu tantsima hakata ja võiks rohkem elus tantsida kui see, et nagu mõttetööd teha ja muudkui aga mingisuguseid analüüse korraldada ja kehad lihtsalt liikuma panna. Et see on nagu kõige parem ravim kõigele. Pluss samamoodi, et kui sa lähed ka kuhugi rääkima, tahad partneriga vestelda, esineda, koosolekut pidada, siis seesama, et lihtsalt hüppa püsti, raputa karga, tantsi mingi loo järgi ja see energia on nagu hoopis teine. Viimane kogemus oli mul, sõitsin Valga gümnaasiumi noortele rääkima ja nendega mõtteid vahetama ja ma pidasin auto lihtsalt enne Valgat tee ääres kinni. Panin oma lemmikloo mängima ja lihtsalt tantsisin täiega seal maantee ääres sellepärast, et seda energiat ja seda tunnet kehas muuta ja see kohtumine nagu mega ja see tunne ka väga-väga vinge. Et ma ise ka jõuan kogu aeg ringiga selle juurde tagasi, et ei pea kõike välja mõtlema, vaid lihtsalt las see keha näitab. Ja keha teadvus, keha tarkus on lihtsalt nagu mingi tohutu, et kui alahinnatud mõnikord see meie meele poolt on, et see, kas ta meie enda poolt on alahinnatud, see ei pruugi nii olla, aga meie meel lihtsalt. Ja me läheme hästi vähe ja hästi tihti, see on hästi inimlik ja loomulik, sest seda on õpetatud, et väiksest peale, aga keha ei olga siin ja ei lõppe siin, et mis see ülejäänud siis on, et mulle hästi meeldib see kehapõhine otsustamine, keha kuulamine ja keha kaasavõtmine oma igapäevaelu ja kõikidesse tegevustesse ja olemistesse. Et see on kõik aluseks. Ja. Minu keha ütleb praegu, et meie vestlus hakkab saama mingisse. Ja, hakkame tantsima nüüd. Hakkame tantsima ja paneme muusika mängima ja tantsime ja see on nii põnev koht minu enda jaoks ka, et tants nagu hästi tihti tuleb ja raputab. See oli nii põnev, et meie
esimesel salvestuspäeval, et kui meil praegu on teine, et siis esimesel salvestuspäeval tuli ka impulss saates osalejalt, et nüüd on tantsuhetk, sest et nüüd tahaks tantsida. Nii et meie läheme tantsima ja kui sina saatekuulaja tahad ka tantsida, siis võta enda lemmiklugu välja ja pane oma puusad lihtsalt nagu ja isegi kui sa ei taha, siis ma ka vahel ei taha, aga ma tean, et see on oluline rutiin, ükskõik mis esinemiste ja väljaastumiste eel, siis läbi selle ei taha tunde lõpuks ikkagi tahad, nii et pane enda lemmiklugu mängima ja kindlasti tantsi. Ja et siin tegelikult meil mitmes kohas tuli ka vestluses siis see vastupanu tunne, et isegi nagu võid ennem seda vastupanu tunde ja siis tantsida. Et nüüd siis see vastupanu tunne saab ka nagu ära minna. Ja ma olen ka vahel tantsinud, okei, siis ma tean, et ma tean seda ja siis lõpuks mingi, tegelikult on päris äge. Päris hea tantsida. Nii et meie lähme siis tantsima ja kui sind tõesti selles saates miski kõnetas, siis otsi üles meie kogukond või kommenteeri seesama YouTube'i või Spotify's, kus iganes sa seda kuulad. Ja kohtume 2 nädala pärast taas eetris juba siis uue saatekülalisega. Aitäh sulle, Kristina, et sa tulid. Ja kui sina soovid rohkem teada saada, mis värk selle kõnelemise ja vestluste ja lavalastumisega on ja kuidas mitte et ei ole vaja nagu esineda, vaid hoopis nagu olla, et siis sa leiad siit meie kommentaaridest tegelikult pealkirjast kirjeldusest üles selle, kuidas Kristina üles leiab. See on kõige lihtsam viis vaata, et siis inimene saab klikk ja kohtumiseni. Aitäh. Liivia. Aitäh. Aitäh.